ole alati rahu, sest ajaga tekivad meis mustrid, vaikuse mustrid, närvisüsteemi mustrid, maskide mustrid, alumustrid, armastuse mustrid. Ja mõnikord põimuvad need kõik omavahel kokku nii sügavalt, et inimene enam ei tea, kas ta kaitseb ennast või vangistab ennast. Sest see, mis sobib ühele hingele, ei pruugi sobida teisele. Üks suudab taluda vaikust, teine murdub selle sees. Üks vajab lähedust, teine vajab hingamisruumi. Ja kõik sõltub sellest, kui palju on inimese närvisüsteem juba elus haiget saanud. Kus on tema piirid, kus on tema haavad, kui palju ta jõuab kanda, enne kui ta hakkab lagunema. Sellepärast ei ole olemas ühte reeglit kõigile. Iga olukord, iga hing on erinev. Ja sellepärast ei saa armastus olla ainult tunne. Armastus peab olema ka teadlikkus, sest karjumine ei ole alati lahendus. Ja valu kaudu murdmine ei ole alati armastus. Vahel on armastus hoopis ellusõrnus. Vaikne sula, ma ei taha sulle haiget teha, ma tahan sind hoida. sest kodu ei tee haiget, kodu hoiab, kodu hoolitseb, kodu loob turvalisuse, kus hing võib lõpuks puhata. Ja kui meie keha on meie kodu, kui meie süda, väärtused, piirid ja valgus on meie kodu, siis peame me seda hoidma, austama, väärtustama. Mitte lõhkuma vihaga, mitte manipuleerima, mitte kasutama teineteist enda tühjuse täitmiseks, sest armastus ei tohiks võtta inimeselt elujõudu ära. Armastus peaks aitama mõlemal kasvada, mitte nii, et üks õitseb ja teine närbub vaikselt tema kõrval. ja kui ühel on raske päev, siis ei tohiks teine tema valust ehitada vanglat. Ei tohiks võtta ära teise rahu, teise rõõmu, teise hingamist, lihtsalt sellepärast, et endal on see storm. sest vastutus tähendab ka seda, et inimene õpib märkama, kas minu valu hakkab juba haiget tegema sellele, keda ma armastan. ja kui sõnad muutuvad liiga raskeks, kui emotsioonid muutuvad liiga suureks, siis võib-olla on targem minna korraks jalutama, hingata, rahuneda, luua ruumi mitte kasutada teist inimest enda emotsioonide prügikastina. sest tõeline armastus ei taha omada, ei taha kontrollida, ei taha hävitada. Tõeline armastus küsib, kuidas me mõlemad saaksime jääda elusaks, kuidas me mõlemad, saaksime kasvada, kuidas me hoiame teineteise kodu terve. ja võib-olla ongi kõige sügavam lähedus see, kui kaks inimest õpivad hoidma mitte ainult armastust, vaid ka teineteise närvisüsteemi rahu.